Jõgeva Wolves, kes praegu asetseb tabeli viimasel real. Mänguni on umbes 4 minutit aega veel, nii et me saame rahulikult üle käia koosseisud, teile ka ekraanil ja valmistuda mängule positiivse emotsiooniga, kus saadi karikaoht ja siin on esimene ohtlik hetk ja siin ei jõua Priit Peedu, Raul Rebane. Ohtlik ja postist napib. Tugev löök värava alla seal. Löök ja Mikk Laas ei jää peale. Vlado. Hea löök ja super safe. Vertikaalselt üles seal kontrollib Priit Peedu, keerab maha, lööb ja Mart Päll on mees omal kohal jällegi. Zevakin, kes läheb löögile, lööb ja lööb ära Andrei Zevakin. Andrei Zevakin üritab, tundub, et pisut pikk pall, pikk diagonaalne pall, seal saadakse kätte uuesti ja väga ohtlik, jällegi väga ohtlik moment. Palli mängu praegu uuesti Brutšenko keskele, jällegi ebatäpne, Brutšenko korjab palli üle seal. Uuspalu kas lööb ja täpselt on asukoht ka samuti. Väga mõnus. Hardi Lill ja... Oi! Põldmaa teeb overstepi väga hästi muidu ja Kolsar osaleb ka sellest lahtimängimises, kui eksitakse sööduga ja on võimalik minna ja... Ja saab ja tassib, Mart Päll tassib tegelikult päris okeilt. Peedo keerab, kas saab lüüa ja jälle imekombel Mart Päll Numa peale, kui Numa saab uuesti palli kätte, kas hakatakse lööma. Peedo! Uuesti saab, ei saa Ravens mitte kuidagi selle palli sinna sisse taotleda. Seda on palju lihtsam tõrjuda kui penaltid. Löök ja ongi olemas! 1-1 läheb aina huvitavamaks üle 3 minuti, mis tähendab, et siin praeguse nii-öelda mängu iseloomu vaadates võib tulla ka veel karjustuslööke. Kaheldava otsuse, ta lihtsalt võtab käega nagu vastumängijad maha ja vaatame, mis nüüd. Ja uuesti ja väga kindlalt 2 lööki, 2 väravat. Temari Numa toob Ravensile vahetult enne poolaja lõppu ühe väravalise edu, valmistage snäkid ja näeme teiega umbes 15 minuti pärast Virtuse spordihoones Jõgeval. Saab tänases mängus jala valgeks, Uuspalu, Ken Laas lööb ja Eesti saali jalgpall on lausa mikroskoopiline selles mõttes. Ja siin on 1-1 olukord ja seal ei tuvastatud ja Hardi Lill Põldmaa peale, Põldmaa otsib seal uue... Pargo, mida löök, mida lahendust? Mida lahendust mul ei olegi otsa väravasse vaatama korra, seda on lausa lust vaadata ja sellised väravad lisavad mängule alati sellist tundub, et pigem sobib Jõgeva meeskonnale kui Ravensile ja sinna Parkala nägu. Jah, täpselt veel sinna kõrva piirkonda väravat, noh, minul kindlasti oleks, et ja uuesti löög ja selle oma meest blokeerib Eduard Kobasnjuk ja see jääb pall talle ja mis
ja Vile ja plaksutavad karjuslöökidele rääkisin, et seda tõrjuda on palju lihtsam kui penaltit, siis nüüd me saame vaadata, kas Rene Koos peale mängu Võistvorst Meedia kanalil, aga vaatame, kas lüüakse ära ja tõrjub ära Rene Koosar ja posti, mida momendi ja siin proovitakse jälle ühtegi viga. Rutšenko, kas läheb löögile, lähebki ja napilt mööda, kuigi tema oli Numa näidanud erinevat momente ja võib-olla isegi pakkus meile rohkemat, kui oleks võinud oodata. Armastage saali jalgpalli, vaadake saali jalgpalli. Tšau!